sügisel istume Tamme staadionil, sealt mingid võistlused, üliõpilaste võistlused. Siis Jaan Jürgenstein tuleb ka sinna minu juurde, annab mulle siis ühe paberi, et näed, ma panin sulle siis kirja, kavandasin järgmiseks aastaks, missugused on sinu tulemused, plaanitavad tulemused järgmiseks aastaks, mis peaksid saavutama. Mina vaatasin seda paberit ja ma avaldasin äärmist nördimust. Ma ütlesin, issand jumal, ma ütlesin, tead, nüüd on niimoodi, kui sa tahad, et ma trenni teen, siis mina teen trenni nii, nagu teeb tippsportlane. Mind see muu asi ei huvita, et see treening on kole raske asi, ma teen selle täie jõuga või ma ei tee üldse. Ja need tulemused ei kõlba mitte kuskile. Mu meelest need olid nõrgad, seal mingi sekund sealt 800 aega parandada ja ma ütlesin, ja minu ülesanne peab olema liidu meistrivõistlusel medal saada, aga mitte olla seal kuskil finaalis. Et see mind ei huvita. Kui ma üldse teen, ma ütlesin, see on väga raske asi, see trenni tegemine ei ole kerge, aga kui teen, siis täie jõuga. Ja esimesed võistlused siis olid 63. aastal Riia karikas ja siis oli järgmine suurem võistlus oli Znamenskite mälestusvõistlused Moskvas. Minule ikka meeldis väga 400, 800 ma üldse ei kannatan. Mina ikka ütlesin, et minust peaks ikka 400 jooksja saama, aga minu õnnetus oli see, et ma olin 3 aastat olnud Majandis. Ja see on see aeg, kus sportlane areneb kiiruses, aga mul ju mingit kiiruse treeningut ei olnud ja mul ei olnud 400 jaoks sellist kiirust, nagu oleks vaja olnud. Jah, ma jooksin küll ja ma Spartakiadil tulin pronksile ja kõik, aga see, mis minu võimed jäid selle tõttu 400 realiseerimata. Aga Znamenskite mälestusvõistlustel 400 tulin 3. ülimalt rahul. Nii, siis tuleb Jürgenstein ja tähendab järgmine päev see 800 ja ütleb mulle õhtul niimoodi, et homme sa lähed 800 jooksma. Et välisvõistlejatest keegi jäi tulemata, üks koht on vaba ja seal oli esindajate nõupidamine ja mina panin sind kirja sinna, selle puuduva välisvõistleja asemele. Mina kukkusin vandu, mina ei lähe, protestisin hirmsasti, aga lõpuks ma ikkagi läksin. Ja siis minul oli see mõte, jumal, kõige kõvemad naised, koos peast ma viimaseks ei jää. Siis ma seal lõpus ikka jooksen, lähen juba ühest mööda, teisest mööda, vaatan, et keegi ei kao minul eest ära. Ja see viimane 100 tuli, siis oli seal 2 liidu esinaist, oli Vera Muhanova ja teine oli Tamara Pavintseva. Üks jooksis teisel rajal, teine kolmandal. Ja need nagu vastastikku vaatasid seal vilisakast tulema, kumb neid võidab. Ja siserada oli vaba ja ma läksin ja võitsin siis. Ja siis tekkis segadus, kes see on selline. Lõpuks ma sain selle medali ja sinna oli kirjutatud E-Laine. Ei, nad ei teadnud, kumb on eesnimi ja kumb on perekonnanimi.